tahaks tänada Aet Kiislat, kes on ilmselt selle ürituse põhiorganisaator ja soovida kõikidele sportlastele edu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1. Jooksule andis 2018. aasta 22. septembri keskpäeval stardi Eesti ultrajooksu isa Peeter Vennikas, mees, kes on joostes ööpäevaga 200 kilomeetri piiri alistanud nii Kreekas, Soomes, Austrias kui ka Hispaanias. Sillamäel läks rajale 26 jooksjat Eestist, Soomest ja Venemaalt. Joosti 2059,255 meetri pikkusel ringil. Ta ei ole mitte lihtsalt ainult jooksjasõbralik, vaid ta on ka vastav kõikvõimalikele rahvusvahelistele standarditele, et siin võiks vabalt isegi maailmameistrivõistlusi korraldada. Ta on täiesti ideaalne rada. Ja mis ma saan öelda, ta on lauge, ta on asfalt, siin on mõnus värske mereõhk. Kohalikud on tohutult sõbralikud, ükski koer ei jookse lahtiselt ringi, et ta on tõesti suurepärane rada. Jooksjate jaoks on see jätkuvalt gurmeejooks. Jooksjad saavad süüa mitu korda ööpäevas, menüü on juba juhendis kirjas, kõik juba saavad mõelda selle peale, ka vahepealsel ajal saab süüa juua. Enda lauad on võimalik valmis panna, et kui endal on ilmtingimata vaja pärast 5 tundi jooksu kiluvõileiba süüa, siis see võimalus on olemas. Ehk siis meie väikesed jooksud on ikkagi gurmeejooksud ja siin peab hästi süüa saama. Aga külalised või kes tulevad pealtvaatajaks, neile on tasuline toitlustus ka olemas, et hoiame need 2 asja niimoodi eraldi. Kui tavaliselt joostakse võistlustel aja peale ehk võidab see, kes on esimesena finišis, siis 24 tunni jooksul lõpetavad kõik ühel ajal. Kõrgema koha saab jooksja, kes ööpäevaga läbib kõige pikema maa. Kuulame, mida arvavad ultrajooksust Sillamäe võistluse valvearst Jevgeni Kušovski ja peakorraldaja Aet Kiisla. Ultrajooksud ja sellised pingutused on enamasti ikka seotud ka äkiliste terviseprobleemidega. Seekord läks kõik rahulikult. Jah, inimesed, kes osalesid tänasel jooksul, olid ettevalmistatud ja erakorralist situatsiooni ei tekkinud. Milline peab see ettevalmistus olema? Kas mõned ütlevad, et igaüks võib joosta nii palju, kui ta tahab, aga pärast seda jooksu võib kokku kukkuda? Kuidas selliseid asju vältida, neid ei juhtub? Ultramaraton, iga inimene ei saa joosta. See nõuab väga suurt ettevalmistust ja muidugi, et inimesed, kes tulevad siia, nad on ettevalmistatud ja teevad palju tööd sellest, et jooksta. Palju seda treenitust peaks all olema? Nagu öeldakse, et maratoni suudab läbida igaüks. Lihtsalt tuleb valida õige tempo. Siis mina julgen öelda, et kui tulla läbima 24 tundi, siis ei ole vahet, millise tempoga te läbite, on täiesti mõistlik kõndida. Mitte mingisuguseid piiranguid ei ole. Vahepeal istuge, puhake jalga, kõndige edasi. Põhimõtteliselt on see nagu üks pikk matk. Finišis ootas 100 kilomeetri võitjat oma jooksust pausi teinud Aet Kiisla. Aet Kiisla, olete rajal olnud 8 tundi 15 minutit, ootate praegu 100 kilomeetri võitjat. Mis tunne on? Mul on praegu juba päris hea tunne, et ma olen rõõmus nii selle 100 kilomeetri võitja üle, kes on fantastiliselt positiivne inimene. Ma kohtusin temaga esimest korda juba üleeile ja mul on siiamaani tunne, et ta on nagu mingi Duracell jänes, et tal on kogu aeg positiivsus, kiirgab. Ja endal on ka midagi hea tunne, et rahulikult alustatud, kogu aeg jälgin, et üle ei pingutaks, tõesti hea tunne on ja üleüldse on tore olla. Aitäh! Ja siin on võistluste peakorraldaja, ajaga 8 tundi 19 ajavõtu juures on siis Ближе ко времени, ближе, вот так. Время, да, время. Ближе ко времени встань, все, вот так, хорошо полетит. Nичего страшного.
ja siin on siis järgnevad võistlejad lähevad oma tegemistega edasi, jooksevad meil siis 24 tunni arvestused. А где тут была ночная съемка вроде как? Есть? Võtri intervjuu zritelям. Tom, ole siitpoolt, võta siitpoolt. Võta 2. Oota, еще раз. Korraldust kiitnud 100 kilomeetri võitja Valentin Netšajev tunnistas, et kui enne finišit oli väsimus, siis pärast finišit sai sellise adrenaliinilaksu, et jookseks veel 30 kilomeetrit. Ajaga 8 tundi, 19 minutit ja 54 sekundit finišisse tulnud Venemaa esindaja nentis, et lootis joosta 8 tunnist kiiremini, kuid 8.20 oli miinimum eesmärk. Быстрое интервью победителю, быстрое интервью. Мы приветствуем вас здесь, в Силоме. Как это чувство после такого длительного марафона? 100 километров это все-таки не ухры-мухры, как сказать. Пока бежал, была усталость. Когда прибежал, сейчас на адреналине, как бы мог бы еще, наверное, пробежать на километров 30. А так, супер, организация хорошая, поддержка есть. Люди, которые даже мимо проходят, они все поддерживают, хлопают. Большое спасибо всем, кто причастен к этому, и всем, кто пришел. Просто было супер, супер. У вас был какой-то цель, чтобы, может быть, быстрее 8 часов, или это время 8:19:53 вас устраивает на сегодняшний день? Ну, вообще, хотелось бы, конечно, из 8, но план минимум был 8:20. 24 tunni jooksul tuli isikliku rekordiga 205,071 kilomeetrit võitjaks ja jooksis end Eesti edetabelis 10. Toomas Unt. Enne jooksu võttis ta sihiks Silver Eensaare 2015. aasta sügisel Šveitsis joostud Eesti rekordi 232,433 kilomeetrit. Kui te panite selle rekordigraafiku, siis praegune rekordi omanik hoiatas, et pärast 200 läheb raskeks. Teil tegelikult läks juba pärast 100 kilomeetrit raskeks. Jaa, mina oma tänase vormiga tegin täpselt 120 kilta ja siis kukkumine tuli. Lõpus, kui enam 240 ei olnud ja ka siis Silveri Eestikat oli näha, et ei tule, et siis ja kedagi tagant ka ei tulnud, siis kuidagi kadus nagu see väga suur pingutus ära. Aga noh, isiklik rekord, esimene koht, ei kurda. Ja vastuse tago Kaškovile. Toomas Unt, 24 tundi joosta, milleks? Ikka vanasti mehed käisid mammutit püüdmas, et see on tänapäevane mammuti püüdmine. Ma arvan, et igal mehel peaks olema mingisugune selline eesmärk, mille suunas pidevalt areneda ja ennast proovile panna, nii et see on minu jaoks. Te panite enda proovile selleks, et saada Eesti rekord, ehk siis joosta üle 232 kilomeetri. Eesmärk oli 240. Ei tulnud. On kahju või on hea meel, et läbi on see asi täna? No, ei kahetse, seepärast, et tuli esimene koht ja tuli ka isiklik rekord üle 200 kilomeetri. Et patt oleks kahetseda. Et lihtsalt see eesmärk, mida me endale seadsin, see mees ei olnud selle eesmärgi suurune täna. Et tuleb uuesti proovida. Noh, eesmärk oli isegi suur. Palju te umbes läbi jooksid? Üle 205, eks nad täpselt mõõtsid, ma ei oska, veel ei tea, eks saavad osustamisel kuulab. Mis hetk on kõige raskem? No kindlasti see lõpuosa ole kõige raskem, kui lihased on ikka täitsa ära lõhutud juba. Minul oli kõige raskem koht oli kuskil öösel, kui külmaks läks, siis üks hetk, kus ma jätsin söömisega võib-olla liiga pika pausi või täielik kukkumine, nii et ma tõmbisin jope peale ja sõin ja võtsin veel paar keeli, et kärmest energiat saada ja pidin 2 ringi lausa kõndima, mida ma enne ei olnud üldse teinud, et tunda, et siis tuli tunne tagasi, soe tuli tagasi, energia tuli tagasi, siis sai uuesti jooksma hakata. Mida süüakse sellel ajal? Hästi palju üritasin värsket süüa, tegime enne jooksu veel peediõuna, porgandiõuna, sellerimahla, et see aitas hästi palju, aga olen proovinud ka ilma keelideta, aga mina tunnen, et kui ikka kõva pingutus on, siis päris ilma keelideta saad, tuleb leida sellised natuke puhtamad keelid ja sest et keha vajab nii kiiresti energiat, et seda nagu makaronidest ja
ja mingist leivast ja banaanist ei saa piisavalt. 200 kilomeetri piiri ületasid esimest korda ka startijatest kõige ühtlasema jooksu teinud ja tulemusega 201,129 kilomeetrit teise koha saanud Mart Maasikland ning 200,144 kilomeetriga kolmanda koha saanud soomlane Tom Kinnunen. Parima Ida-Virumaa jooksjana oli German Terechkov maakonna rekordiga 197,682 kilomeetrit neljas. Oma elu esimese ultrajooksu teinud Kohtla-Järvelane oli rahul, et suutis ennast võita ja lõpuni joosta. German Kossari вопрос, но тоже на ходу можно делать. Как прошел забег? Забег замечательно. А в чем замечательность его? Замечательность преодоления себя. Борьба с самим собой, она прошла успешно. До финиша добежал. Viienda koha viis Venemaale Andrei Tikhonovitš tulemusega 186,002 kilomeetrit. Vot siit see vahefiniš ja siis veel 400 meetrit ja siis on rekord sinu, nii et sa võid minna uhkelt selle lauluga. Naiste Eesti rekordiga 184,299 kilomeetrit üldjärjestuses 6. ja naistest esimese koha saanud Siiri Pilt tuli starti rekordi mõtetega. Siiri Pilt, palju õnne rekordi poole. Aitäh! Oli see eesmärk? No kui aus olla, siis tegelikult väike lootus oli. Aga ma ei arvanud, et see nii raskelt tuleb. Kui raskelt ta tuli? No viimased 7 tundi kõndisin ainult ja lihas oli täiesti valus. Iga samm tegi ikkagi valu. See rekordi tunne, kui seal nii-öelda 400 meetrit, mis teid valdas? Pisar tuli silma. Ma tean, Eesti naistel on see suur siht teha 200, kas ka teil? No ega ta paha ei teeks, aga pärast tänast ma arvan, et tükiks ajaks läks ultra isu ära. Aga see on vist ainult tänaseks? Ma ei tea. Te ei ole ju ultrat eriti teinud, et kui see kogemus, ütleme sama Eesti rekordi kõik see kokku panna, et oli see päris uus selline kogemus? Täiesti uus. See, mis ma Haanja 100 tegin aasta tagasi, see ei olnud ikkagi, see 100 kilomeetrit ei ole ikkagi nii ränk. Ja vastuse Tago Kaškovile. Siiri, miks te jooksite nii kaua aega? 24 tundi, see on ju päris karm värk. No kui päris aus olles, ma päris 24 tundi täis ei jooksnud, siis viimased 7 tundi ma kõndisin. Lihas oli lihtsalt nii läbi juba. Iga samm oli valus. Aga mis mõte sellisel asjal on? Rääkige palun. Aastate mõte mulle tuli aasta tagasi, kui ma Haanja 100 tegin päris hea tulemuse ja siis treener tegi ettepaneku, et võiks proovida. Aga kui raske see tegelikult on? Kannatab või peab öösel ikka natuke magama ka või kuidas see on? Mina ei maganud, ilma täitki alates kella 7:30 hommikul magamata, eile hommikust. Kui palju selleks ettevalmistusi tuli teha? Kui kaua? No trenni ma olen tegelikult käinud hästi kaua, aga konkreetselt sellest võistluseks hakkasin eelmise aasta novembris tegema, kui mul see mõte tuli, et siia tulla. Kas on esimene 24 tunni jooksu või mis ultrajooksud veel on? Esimene on 24 tunni jooksul esimene. Naistest oli teine Tatjana Sviridova Venemaalt 181,097 kilomeetriga ning kolmas viimasest 3 jooksutunnist proobunud Liila Kesamaa, kes läbi 155,599 kilomeetrit. Neljanda naisena sai soomlane Kirsi Tüli tulemuseks 143,580 kilomeetrit. Jooksu peakorraldajana tegi Aet Kiisla ka ise kogu pingutuse kaasa ning saavutas Ida-Virumaa rekordiga 143,580 kilomeetrit naistest 5. koha. Et korraldasid 24 tunni jooksu. Miks? Ma ei mäleta. Keegi andis idee ja siis me lihtsalt hakkasime pihta ja korraldasime. Aga mul muidugi kohe tekkis idee, et ma tahan ise ka proovida, nii et mind ei olnud vaja pikalt veenda. Aga mis mõte sellisel asjal on? Võiks tegelikult endale mingi käneka külge panna ja elektrit toota?
Ilmselt see on ikka see, et inimesed tahavad ennast proovile panna ja see on uudishimu, et milleks ma võimeline on. Ma arvan, et iga jooksja annaks natukene erineva vastuse, aga ikkagi enda proovile panek ja minu jaoks oli see peamiselt uudishimu, et kuidas ma sellega hakkama saan ja väga põnev oli tõesti, väga lahe oli. Räägime natuke Ida-Viru gurmeejooksudest ka, mis need on? Gurmeejooksud peaks olema sellised jooksud, kus antakse esiteks hästi süüa ja nad on hästi sellised individuaalsed, et jooksjaid poputatakse nii palju kui vähegi võimalik, et selline hästi gurmee lähenemine on, et ei ole massiüritus. Sellepärast ongi siin umbes 30 osavõtjat, mitte 3000. Täpselt, aga olgem ausad, ega ultratel ei olegi 3000 kaupa neid, et MM-il on natuke rohkem jah, kuskil 100 või paarisaja ringis, aga ultrad ei ole massiüritused üldiselt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et korraldasid 24 tunni jooksu. Miks? Ma ei mäleta. Ma teadsin, et ei ole pisarad tulevad, ma teadsin seda. Super naised olevad.